Lühike sõnum siit kollektiivseks hüvanguks kõigile headele inimestele, kes sooviksid siis midagi intuitiivselt tunnetada enda kohta. Vaatame kõigepealt siis teekonnakaardid, et mis võiks olla praegusel hetkel asi, millele keskenduda. Seega on siit korraks kaardid. Vaatame siis. Okei, tuli solitude kaart, et see on siis üksindus, selline omaette mõtisklus ja sisekaemuslikkus siis. Et räägime sellest ka lähemalt, kui lisame siia juurde ka tarokaardid. Ja kõigepealt siin jaotan need kaardid kolmeks. Ja vaatame, mida on siit juurde lisada sellele kaardile siit. Mida peaksid teadma? Judgment on siis kohtumistmine. No põhimõtteliselt siis midagi suurt võib olla sinu elus siis mingisugune elupööre toimumas, aga siin pole midagi imestada ka, sest et see aasta hakkab nüüd lõppema ja algab nagu selline siis uus aastane tsükkel, milleks me ette valmistume. Vaatame, mis siit veel lisandub. Nii, Empress. Räägime ka lähemalt, mida see siia juurde tähenduse mõttes annab. Mida oleks lisada siia judgment kaardile, kohtumistmise kaardile? Mida peaksime teadma? Nii, Päike ja mõõkade 2. Okei. Et põhimõtteliselt siis sõnum siit, et kuna midagi hakkab elus väga muutuma, siis päiksekaart siin lisab juurde, et kõik tuleb päevavalgele, mida sa peaksid selle sisekaemuse osas siis teadma ja teadvustama ja mõistma enne uut aastat. Ja kui me vaatame siin mõõkade 2 kaarti, siis siin peegeldab sellist võib-olla natukene nagu selliseid raskemaid tundeid ja võib-olla ka sellist natukene teravamat omavahelist kõne. Ja et siinkohal võib-olla lihtsalt suhelda inimestega pehmemalt, mitte liiga siis jõuliselt. Et siin see The Empress kaart siis viitab sellisele väärikusele ja sellisele targalt siis kõnelemisele siin juures. Et vaadata võib-olla elus olukordasid selliselt nagu mitmetahuliselt, perspektiiv siis selline, kus jah, tähelepanu on toodud tõele, et kuna päike siin tähistab tõde ja valgust ja nagu sellist ilmsiks tulemist ja võib-olla ka sinu elus võib olla selline materiaalne mure, siis et kuidas ja millega edasi liikuda elus. Et võib-olla, mis on nagu seganud seda teekonda, on mingisugused eemaldumised mingitest emotsionaalsetest olukordadest,
kindlasti võid arvestada, et see on olnud sulle hästi võidukas ja kasulik. Sul on tulnud palju uusi ideesid, mida sa võiksid ellu viia, aga võib-olla sul ei ole olnud seda energiat, sest et ka siin näitab, et nagu ka siin see sisekaemuse kaart on ju, et hermitkaart samamoodi siis viitab sellele, et jah, tuleks nagu iseendasse sisse vaadata, aga siin see mitte mõõkada, vaid Sauerkuus viitab sellele, et sa jõuad eesmärgile lähemale koos Hierofanti kaardiga. Siin viitab ka sellele, et kui sa sellele tähelepanu tood, siis sa ka saavutad need tulemused, mida sa soovid saavutada. Aga vaatame, mis kaart tuleb siit veel ka siis inglikaartide hulgast. Mis on see lisasõnum siit sinule? Mida peaksid teadvustama? Ja millise hoiaku endale võtta? Okei, siin on briljantne idee. Jah, siin on ideed on siis kaitstud ja juhatatud. Tee siis erinevad sammud selleks, et tuua see idee siis ka päevavalgele. Et ja võid vaadata siit, lihtsalt saad selle energia siit kaardilt vägagi selgelt kätte. Aga ja, ma vaatan, kas siit oleks midagi veel lisada. Tundub, et on kõik. Aga jah, edu sellel teekonnal ja loodan, et said siit sellise kiire sõnumi, millega enda eluteel jätkata. Aitäh sulle kuulamast!